Tere tulemast teise maailmasõja aegsesse männilinna Elvasse. 24. august 1944, just siit Elva linna äärest, Kärneri tänava lõpust, saab alguse üks suurimaid tankilahinguid, mis Eestis eales peetud on. Punaarmee on Elva sisuliselt ümber piiranud. Saksa kindrali von Strachwitzi tankigrupp alustab Tamsa suunas läbimurret. Kui kasutame nõukogudeaegset propagandaterminoloogiat, siis fašistide sõjamasinad hakkasid siit roomama. Elva asula sai aleviks 1. juulil 1923 ning 15 aastat hiljem, 1. mail 1938 Eesti Vabariigi lõpu eelaegadel sai Elvast linn. Kui praegusel ajal elab Elva linnas üle 5000 elaniku, siis 1938. aastal, kui Elva sai linnaõigused, elas siin ametlikel andmetel 2048 elanikku ja elumaju oli toona Elvas 400. Siin paikneb Elva linna üks sümboleid, Arbimäe mänd. Sellel Elva linna aul ja uhkusel on vanust circa 340 aastat ja ühe legendi järgi istutanud selle puu koguni Rootsi kuningas Karl XII ise. Kuidas üldse on Elva linn oma nime saanud? Elva nimi tuleneb loomulikult Elva linna läbivast Elva jõest. Kõik muud selgitused pole tõesed. Näiteks on arvatud, et sõna Elva tuleneb rootsikeelsest sõnast Elva, mis tähendab 11, arv 11 ja see võis tuleneda omakorda sellest, et Arbi ja Verevi järvede vahele rajas üks mõisnik siis 11 suvilat. Ja rootsi keeles on ka sõna elv tähendusega jõgi ning on öeldud ka seda, et tegelikult tuleneb Elva nimi gruusiakeelsest sõnast Elva, mis tähendab äike, et Elva raudteejaama ehitanud ka grusiinlased, kes siis äikese ajal seda sõna tarvitanud. Elva linna üheks sümboliks on kindlasti kaadris nähtav Verevi järv. Kindlasti on Elva sümboliks ka Arbi ehk väike järv ning kaadris nähtav 1951. aastal rajatud laululava. Arbi ja Verevi järvede vahel paikneb kaldatänav. Mõnes mõttes võib ka seda piirkonda pidada Elva linna üheks hälliks. Elva linna üks hällidest on see seetõttu, et Meeri mõisnik Oskar Aleksander Karl von Seydlitz rajas 1890. aastate algul sinnasamma kaldatänava piirkonda ehk siis Arbi järve ja Verevi järve vahel asuvasse kuivema pinnasega kaunisse männikusse 11 ühetüübilist suvilat. Kaadris paikneb absoluutselt ajalooline hoone siin Tartu maantee ja Puiestee tänava ristmikul. Tegemist on omaaegse Uderna kõrtsi hoonega, mis rajati juba 1796. Eesti Vabariigi aastatel tegutses selles majas Elva alevivalitsus ja hiljem Elva linnavalitsus. 31. mail 1923 kirjutas ajaleht Postimees, et endine Uderna kõrtsi hoone antakse Elva alevivalitsusele. Ja võime siis öelda, et juhitigi endisest kõrtsi hoonest 20 aastat Elva alevit ja hiljem siis linna. Alevi või linnavalitsuse maja juures siinpool paiknes avar turuplats. Tartu tänaval paikneb 1958. aastal avatud koolihoone ja selle koolihoone ees siin platsil on Elva linna üks hällidest. Siin paiknes legendaarne Uderna postijaama hoone. 1924 avati postijaama asemel Elva algkoolihoone. Ka see hävines teise maailmasõja käigus 1944 augustis. 1924. aastal oli siis valminud ja sisse pühitsetud endise Uderna postijaama ühekordsest hoonest kahekordseks ehitatud Elva koolimaja ja valmimishetkel oli Elva koolimaja linna või alevi kõige suurem ehitis üldse ja 44. aasta sõjategevuse käigus see koolimaja hävineski. 1802. aastal liikus läbi Elva Saksamaa suunas Venemaa toonane keiser Aleksander I ja on öeldud seda, et ta sõi tookord lõunat Uderna postijaamas. Jah, tõepoolest, just siin on söönud lõunat Vene keiser Aleksander I ise. Tartu maantee alguses paikneb legendaarne hoone, niinimetatud postipoiste elamu. See on ehitatud 1837 ja see on omaaegsest Uderna postijaama kompleksist ainuke hoone, mis on tänapäevani säilinud. Elvast sai ametlikult raudteelinn 1889. aastal ja sellest samast aastast pärineb ka kaadris nähtav raudteejaama hoone. Tõsi,
Hiljem on seda raudteejaama hoonet mõlemale poole pikemaks ehitatud. Kujutage ette, kui 1889. aastal Elva raudteejaama hoone avati, siis polnud tänapäeva Elva linna territooriumil rohkem hooneid peale selle raudteejaama hoone kui Uderna kõrtsihoone ning postijaama hoone ning veel mõned talud. 1908. aastal ehitati kivitee, mis algas Uderna kõrtsihoone juurest ja läks siis Elva raudteejaama hooneni välja. See oli 1 kilomeetri pikkune ja sellest samast teest kujuneski Kesktänav ehk siis Elva kõige tähtsam tänav. 23. juuni 1929. Elva linna ühe sümboli Verevi järve ääres avatakse pidulikult uus rannahoone. Rannahoone on suur, lausa 42 meetrit pikk. Rannaalast edasi siiapoole, selles piirkonnas paiknes teise maailmasõja eel niinimetatud rannakasiino, mis omandas suhteliselt skandaalse kuulsuse. Suvekasiino või siis rannakasiino teise maailmasõja alguses enam ei tegutsenudki ja Eesti Vabariigi aegadel oli tõesti suvekasiinol kohati halb maine. On ikka räägitud sellest, et seal majas olla olnud kohutavalt palju joomist. Tartu maantee ääres paiknes ka teise maailmasõja eel spordiplats. 1940. aasta suve ärevatel päevadel sai ka see koht tuntuks. Siin toimusid ka rahvakoosolekud. Elva raudteejaama vahetus läheduses paikneb Tuletõrje tänav, mida nõukogude ajal tunti Komsomoli tänava nime all. Pöörakem tähelepanu siin olevale tühjale platsile. Veel mõni aasta tagasi paiknes siin legendaarne Elva tuletõrje seltsi hoone, mis vabariigi aastatel tegutses ka seltsi majana. 2023 see maja põles ära. Elva tuletõrjeühing ehk siis Elva priitahtlik tuletõrjujate selts oli asutatud aastal 1907 ja 1909 ehitatigi võimas seltsimaja. 17. juuni 1940 okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi ja 21. juunil 1940 toimus ka Elvas demonstratsioon. Nõukogude ajal kirjutati siis niimoodi, et 21. juunil 1940 töötav rahvas kogunes Turuplatsile. Ühises kolonnis liiguti sealt ees orkester ja loosungid spordiplatsile, kus oli miiting. 21. juuni 1940 miitingu kohta on nõukogudeaegses kirjanduses kirjutatud ka veel näiteks niimoodi. Sel mälestusväärsel päeval, 21. juunil 1940, kui suppelsaksad nautisid järve mõnusid või puhkasid mändide all, kogunes töötav rahvas kohalikule Turuplatsile. Sealt suunduti ühes kolonnis ees orkester ja loosungid spordiplatsile, kus miitingul avaldati mõtteid algavast uuest elust. Pärast seda, kui Nõukogude Liit oli Eesti Vabariigi okupeerinud, siis kommunistlikud võimud organiseerisid kibekiiresti Riigivolikogu ehk siis Eesti parlamendi valimised ja see parlament pidi võtma vastu otsuse, et Eesti peab ühinema Nõukogude Liiduga. Elva piirkonnast valiti Riigivolikokku Arkadi Uibo. Ja Riigivolikogu valimistest Elva linnas kirjutas ajaleht Rahva Hääl 10. juulil 1940 artikli pealkirjaga Elvas kandideerib Arkadi Uibo ja seal artiklis oli siis kirjas: Elva tuletõrje seltsimajas korraldati selgituskoosolek Riigivolikogu valimiste puhul. Avar saal kogunes kuulajaid tihedalt täis, kohal oli kuni 400 inimest. Pikema kõnega esines Arkadi Uibo. Kõne sai elavate kiiduavalduste osaliseks. Juba 30. juulil 1940 ehk siis Nõukogude okupatsiooni suhtelises algusjärgus kirjutas ajaleht Rahva Hääl, et Elvas vabastati omal palvel linnavanema kohalt Jaan Ungvere ja abilinnavanema kohalt Karl Voldemar Kruuse. Mainime siis ära selle, et Karl Voldemar Kruuse arreteeriti 28. jaanuaril 1941 Nõukogude okupatsioonivõimude poolt ja ta tapeti Venemaal 18. aprillil 1942. Iseseisvusaegne viimane linnapea Jaan Ungvere arreteeriti pärast seda, kui Nõukogude vägi oli Eestisse uuesti tagasi tulnud, ehk siis 3. veebruaril 1945 tema üle peeti tribunali ja tribunal mõistis ta asumisele. Asumiselt vabanes Ungvere aastal 1955.
6. augustil 1940 Moskvas liideti Eesti NSV ametlikult Nõukogude Liiduga. Paar päeva hiljem, 8. augustil ilmus ajalehes Rahva Hääl artikkel pealkirjaga Elva rahva rõõm Nõukogude Liiduga ühinemise puhul ja seal artiklis oli kirjas, et Elvas toimus rõõmumiiting, millest võttis osa 1000 inimest. Koguneti Turuplatsile, kust liiguti rongkäigus läbi linna spordiplatsile. Spordiplatsil lasti elada Stalinit, Punaarmeed ja komparteid. Kogu Elva linn oli pidupäeva puhul lipuehetes. 4. oktoobril 1940 võisime ajalehest Noorte Hääl lugeda, et senine Elva peatänav, Kesktänav on nimetatud töölisliikumise tegelase Hans Heidemanni nimeliseks tänavaks. 1925. aastal olid Eesti Vabariigi võimud Heidemanni hukanud kommunistliku riigi kukutamise katse pärast. 1941. aasta jaanuaris möödus 17 aastat Nõukogude riigi rajaja Vladimir Ilitš Lenini surmast. Eesti NSV-s oli siis esimese Nõukogude okupatsiooni aasta talv. Ajalehes Tartu Kommunist ilmus 24. jaanuaril 1941 artikkel pealkirjaga Töötava rahva leinakoosolekud Vladimir Ilitš Lenini mälestamiseks. Elva töölismajas korraldati 21. jaanuari õhtul leinakoosolek ja see ajaleht Tartu Kommunist toonitas, et osavõtt oli nii elav, et niisugust tungi pole Elva töölismajas varem veel nähtud. Enne koosoleku algust, selle leinakoosoleku algust, valiti koosoleku aupresiidium, kuhu seltsimees Miku ettepanekul, seltsimees Mikk oli siis toonane Elva linnajuht, valiti lakkamatu aplausi saatel seltsimees Jossif Vissarionovitš Stalin kui Lenini truu sõber ja kaasvõitleja. Leinakoosolek lõppes lauluga Julgesti vennad nüüd tööle. 1941. aasta veebruaris saadeti senised linnavalitsused üle Eesti laiali ja nende asemel moodustati siis täitevkomiteed. Mis puudutab Elva linna, siis Tartu Kommunist, sellise nimega ajaleht, kirjutas 11. veebruaril 1941 sellest, et 6. veebruaril 1941 võttis täitevkomitee ameti üle seniselt linnavalitsuselt, heites seega jäädavalt mineviku prügikasti kodanliku valitsuse aegse termini linnavalitsus. Kes on näinud saadet Lõõtsapealinn Põlva teises maailmasõjas, siis mäletab kindlasti, et seal oli juttu, et 1941. aasta aprillis külastas Põlva raudteejaama näitusvagun, mis puudutas siis Jossif Vissarionovitši elu ja tööd. Ja aprillis 1941 külastas ka Elva raudteejaama Jossif Vissarionovitš Stalini elule ja tegevusele pühendatud näitusvagun. 1941. aasta algusest Elva linnas üha süvenes ja süvenes punane terror. Toome mõningaid näiteid. 11. veebruaril 1941 vangistati omaenda kodutalus Kaitseliidu Elva malevkonna pealik, vabadussõjas soomusronglasena võidelnud Elmar Koger. Tema arreteerimisest kirjutas Saksa okupatsiooniaegne ajaleht Postimees 7. juulil 1943 ja selles artiklis on kirjas siis niimoodi. Tulid Elmar Kogeri tallu sõiduvoori mehega 2 tundmatult räpaselt riietatud meest, kes esitlesid endid kui Sarki ehk siis siseasjade rahvakomissariaadi kaastöölisi. Nad mainisid, et tahavad Kogeri talus teha väikese läbiotsimise. Tšekistid käitunud väga toorelt. Kirjutuslaua sahtlist võtsid tšekistid kaasa Vabadusristi ja Kaitseliidu Valge Risti. Kõik väärt asjad võtsid tšekistid kaasa. Nad uurisid raadiovastuvõtjat ja üks tšekistidest küsis Kogeri käest vihaselt. Kas teie sellega kuulate ka välismaa raadiojaamu? Üldiselt käitunud tšekistid Kogeri talus väga aralt. Näiteks nad ei julgenud enne diivani läbiotsimisega alustada, kui lasksid 6-aastasel Kogeri tütrel diivani hädaohutust proovida. Üks tšekist ütelnud, laps, kargasin diivanil, katsu, kas on pehmed vedrud. Magamistuas puistasid tšekistid sängikottidest põrandale õled,
kappidest pilluti maha pesu ja igasugused muud asjad. Siis mindi teisele korrusele, jätkati läbiotsimist. Elumaja järel siirdusid tšekistid läbi otsima teisi hooneid. Kui läbiotsimine oli lõpetatud, ütelnud üks tšekistidest Kogerile: "Teil tuleks pisut kaasa tulla," ning üks tšekistidest karjus Kogeri naisele nõndamoodi: "Vaadake, et te küla peale kellama ei lähe, et teie mees on ära viidud." 1920. aastal avati Pargi tänaval mitte kaugel raudteejaama hoonest Elva kirik ja see on absoluutselt omapärane selles mõttes, et ta on esimene kirik, mis avati Eesti Vabariigi väljakuulutamise järel. Nendel ärevatel aegadel teise maailmasõja algul oli Elva koguduse õpetajaks Aleksander Bender. Ta oli saanud õpetajaks 25. mail 1934 ja ta tegutses ühtlasi ka Elva algkooli õpetajana. 26. aprillil 1941 seesama Bender arreteeriti. Bender muide oli omal ajal osa võtnud ka Eesti Vabadussõjast. Bender saadeti Venemaale, kus ta suri 3. aprillil 1942 Kirovi oblastis. Loomulikult puudutas 1941. aasta juuni küüditamine ka Elva linna ja siinset elanikkonda ja nende traagiliste sündmuste meenutamiseks on siia Elva raudteejaama lähedale paigaldatud ka vastav mälestuskivi. See kõik oli tegelikult aga alles terrori algus. Ees seisis küüditamine. 20. sajandil uskumatuna tunduv inimsusevastane kuritegu, mis tähendas esimest surmakella Eesti rahvale. Mis puudutab juuni küüditamist 1941, siis Saksa okupatsiooni ajal ilmus ajalehes Postimees 13. juunil 1942 artikkel, mis puudutas küüditamist. Ja seal on kirjas, et senisel andmeil on Tartu maakonnast koos väiksemate linnadega küüditatud 339 inimest, neist Elva linnast 18. Tartu linnast muide küüditati toonastel andmetel 601 inimest. 22. juuni 1941 Adolf Hitleri juhitav Suur-Saksamaa ründab jõuliste löökidega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Loomulikult hakkab alanud sõda mõjutama ka Elva elu. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest. Kui 22. juuni 1941 oli alanud sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, siis loomulikult Eesti NSV territooriumil Nõukogude okupatsioonivõimud organiseerisid kõiksuguseid kärarikkaid koosolekuid niinimetatud fašistlikus Saksamaa reeturliku kallaletungi vastu. Ja mis puudutab Elvat, siis ajalehes Tartu Kommunist ilmus 2. juulil 1941 artikkel, milles oli kirjutatud, et 28. juunil 1941 toimus Elva koolimajas õpetajate koosolek, kus mõisteti teravalt hukka fašistlikus Saksamaa röövellik kallaletung rahuarmastavale Nõukogude rahvale. Pärast seda, kui 22. juunil 1941 oli alanud sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, siis elvalaste kartused hävitamise ja põletamise suhtes olid suured, sest olid ju kommunistidel ettevalmistused selleks tehtud. Koha peal Elvas tegutses hävituspataljon ning täitevkomitee maja ehk siis Eesti Vabariigiaegne linnavalitsuse maja muutus lausa joomamajaks. Otse tänase Elva keskväljaku ääres paikneb advokaat Paul Martmaa maja. Ja kujutage ette, 1941. aasta suvel seadis ennast selles majas sisse hävituspataljoni staap. Advokaat Paul Martmaa kohta võib siis öelda seda, et ta arreteeriti Nõukogude repressiivorganite poolt 28. jaanuaril 1941 sealsamas Kesktänaval olnud tema enda majas ning 28. mail 1941 ilmus tribunali otsus. Martmaa mõisteti 8 aastaks vangilaagrisse Permi oblastisse. Ta suri vangistuses juba 6. märtsil 1943. Elva linnast üldse mitte kaugel paikneb Tammiste. 1941. aasta juulikuus märratses just Tammistes hävituspataljon. 1941. aasta juulikuu ärevate alguspäevade kohta on öeldud, et juba mitu päeva asus Elva linnas militsionääridest ja kohalikest enamlastest koosnev rüüstesalk, mille liikmed jõid ja priiskasid äridest kokku riisutud viinaga ja toiduainetega.
korduvalt käidi igasugust toidukraami röövimas ka Elva lähedal asunud Tammiste mõisas või Tammiste sovhoosis. 8. juuli öösel vastu 9. juulit arenesid nimetatud Tammiste sovhoosis või mõisas väga ärevad sündmused. Elva kommunistid läksid sinna otsima metsavendi ja kui nad metsavendi ei leidnud, siis alustasid nad hoopis oma tapatööd loomade kallal. Tammiste sigalas tapeti ära 58 siga, nii vähemalt ajakirjandus on kirjutanud, ja tääkidega ja püssiraskudega tapeti peale sigade veel ka vasikaid ja isegi kõrgehinnaline sugupull ehk tõupull, nii nagu Saksa okupatsiooniaegne ajakirjandus kirjutas. Enamik loomadest aga pääses, sest kari oli metsa aetud ja kommunistid neid kätte ei saanud. Hävituspataljonlased ja kommunistid sõitsid pärast seda loomade kallal toime pandud veretööd Elva linna tagasi, kus nad prassisid linnavalitsuse hoones hommikuni välja. Olgu mainitud veel ka see, et hävituspataljonlased läksid ka Tammiste keldrisse, kus nad nägid juustu tagavarasid ja et mitte neid metsavendadele jätta, valasid nad juustu tagavarad üle petrooliumiga. 1941. aasta põrgulikel juulipäevadel panid Läti hävituspataljonlased toime siin linnavalitsuse maja hoovis jõleda mõrva. Läti hävituspataljonlased tapsid siis linnavalitsuse maja aias 72-aastase kellassepa, kelle nimi oli Artur Evald Sahkär. Ta tapeti sellepärast, et tema juurest leiti üks padrun ja Sahkäril kästi enne mõrvamist veel omaenda haud ka valmis kaevata. Ärevate 1941. aasta juulikuu alguspäevade kohta on öeldud seda, et elvalaste seas levisid visalt kuuldused, et kõik tähtsamad hooned on petrooliumiga üle valatud. Asi oli siis selles, et Elva koha peal hõljus tugev petrooliumilehk. Esimese Nõukogude aasta kohta Elva linnas kirjutas ajaleht Postimees 11. juulil 1942 ehk siis Saksa okupatsiooni ajal, et Elva rahva hirm esimesel punasel aastal oli potissepp Aleksei Mikk, kes võimutses Elvas ehtsa metslasena. Viimastel päevadel enne vabanemist loodi Elvas ka hävituspataljon, kuhu koondati vanu ja noori punategelasi, kellede hulka eksis ka üksikuid kohalikke alkohoolikuid, sest viin voolas ojana täitevkomitee majas. 9. juuli 1941 varahommikul circa kell 3:30 arenevad siin Elva raudteejaama territooriumil väga traagilised sündmused. Õhku rebestavad valjud kärgatused. Õhku lastakse pumbajaam, veetorn ning raudteepöörangud. Kes seal Elva raudteejaamas 9. juuli öösel või varahommikul siis tegutsesid? Elva raudteejaamas märatsesid palupärast tulnud soomusrongi mehed, kes olid käinud palupäras 5. juulil 1941 kraavi lastud rongijäänuseid hävitamas ja pärast seda rongijäänuste hävitamist tulidki nad Elvasse laamendama. On arvatud seda, et 1941. aasta juulikuus oleks Elva linnas kommunistide hävitustöö olnud palju suurem, kui 5. juulil 1941 ei oleks Palupera metsavennad ette võtnud julget kangelastegu. Nimelt oli siis olukord selline. 5. juulil toimetasid Palupera metsavennad raudtee lähedale kukkunud sakslaste lennuki pommi, mis oli jäänud lõhkemata raudteerööbastele ja lasid raudtee õhku. Kohutava raginaga jooksis Valga poolt tulnud kommunistide hävitusrong rööbastelt maha ja lendas rusuhunnikuna raudteekraavi. Rongil oli siis ees vedur ja järel 15 vagunit ja on arvatud, et neid kommuniste hukkus seal rongiõnnetuses 100 ja 200 vahel. Olgu veel mainitud kokkuvõtvalt, et sel ajal, kui punased tapsid Tammiste sovhoosis sigu, sõitis Elvast läbi Palupera suunas kommunistide soomusrong. Paluperast tagasi tulles lõhkuski seesama soomusrong Elvas raudteejaamas erinevaid objekte. Ehk siis needsamad kommunistid, kes Elva raudteejaamas märatsesid, olid enne Elvasse jõudmist süüdanud veel Palupera raudteejaama ja nad hävitasid ka metsavendade poolt kraavi lastud hävitusrongi jäänused. 41. aastal õhku lastud veetorni asemele püstitati 1955 uus veetorn ja nagu näha, püsib see siin tänaseni. Elva linna piiril
Üle Elva jõe paikneb Elva raudteesild. 1941. aasta 9. juuli varahommikul kommunistid hävitasid Elva raudteesilla ja kaadris nähtav raudteesild on rajatud loomulikult pärast sõda. 9. juuli varahommikul, kui Elva raudteejaamas kommunistid panid toime oma hävitustöö, siis enam-vähem samal ajal kommunistid lasid õhku ka Elva raudteesilla. Üks mees oli saanud süütamisülesande, ta pidi süütama viljaladude juures olnud tõrva ja bensiinivaadid, kuid ta jättis selle süütamisülesande täitmata, ta veeretas need vaadid hoopis eemale. Need raudteejaamast tulnud kärgatused ehmatasid kohaliku Elva punavõimu tegelased nii ära, et nad pagesid Elvast ülepeakaela autobussi, hobuste ja vankritega ning isegi jalgratastega. Põgeneti mööda maanteed Tõravere poole. Kuna kardeti Tõravere silla õhku laskmist, pöörduti tagasi ja mindi Tartu poole siis teist teed pidi. Kui kommunistide poolt toime pandud õhku laskmised raudteejaama piirkonnas toimusid kella 3 või 4 ajal varahommikul, siis kell 7 juba valgusid ümbruskonna metsavennad Elva linna sisse. Esimesena jõudis enamlaste poolt maha jäetud täitevkomitee hoonesse Elva vallasekretär Albert Sokk. Täitevkomitee majas oli veel vahti pidamas 2 punaväelast, kes aga kaaslaste põgenemisest kuuldes viskasid oma relvad maha ja lasksid jalga. Metsavennad kogunesid linnavalitsuse maja juurde. Elva seisati sinimustvalged lipud päev varem kui Otepääl või Tartus. Elva omakaitsestaap asus tegevusse advokaat Paul Martma majas, ehk siis seal, kus oli olnud hävituspataljoni staap. Pärast kommunistide pagemist leidsid metsavennad täitevkomitee maja keldrist 30–40 püssi ja laskemoona. 9. juuli 1941 kohta, ehk siis päeva kohta, mil Elva vabanes Nõukogude okupatsioonist, on öeldud niimoodi: kui linnavalitsuse ette kogunenud rahva poole pöördus sõnavõtuga konstaabel Põhjala ja võidi taas laulda hümni, siis pea kõik kohalviibijad nutsid rõõmust. Elvalastelt ära võetud raadioaparaadid tagastati ning raudteejaama juures purustas rahvas punaste juunivõidu tähistamiseks püstitatud ja rahvasuus punaseks pulgaks hüütud näotu tsementsamba, mille tippu ehtis punane viisnurk. Linnas lehvisid Eesti lipud. Kui eestlased võtsid kommunistidelt Elva linnas võimu üle 9. juuli varahommikul, siis 10. juuli õhtul ehk siis järgmise päeva õhtul kella 9 paiku jõudis Valgast Elvasse mootorrattal Saksa sideohvitser ehk siis Saksa väed hakkasid tasapisi ka Elvasse jõudma ja Saksa väeosade vastuvõtuks ehitati Elvas 2 auväravat. Saksa okupatsiooniaegne ajakirjandus kirjutas esimese Nõukogude okupatsiooni aasta kohta niimoodi 9. juulil 1943. Tervelt 100 inimest, küll arreteeritute, küüditatute ja mobiliseeritute näol neelas punane hirmuaasta Elvast ja selle lähemast ümbrusest. Meie muusikamees ansambel Suveniiri vedanud Heldur Jõgioja on kirjeldanud, kuidas tema lapsena nägi pealt, kuidas Elva linnas Pritsimaja või Seltsimaja küljest võeti maha hiigelsuur Stalini pilt. See pilt katnud tervet Pritsimaja külge ja isegi teise korruse aknaid. See oli siis tugev puuraamiga lõuend. Üles Stalini pildi raami taha oli jäme köis veetud. Üleval redelilt kangiga tegutsenud mees hüüdnud alla: ei tule lahti! Tohutute naeltega kinni taotud, nagu tinutatult seina küljes. Viimaks tuli siiski portree suure raginaga alla, mehed lõhkusid raami kirvestega tükkideks. On meenutatud seda, et Elva tuletõrjeseltsi majal vahepeal oli rippunud kõrvuti 2 lippu, Eesti ja Saksamaa lipp. Teadupärast Natsi-Saksamaa lipp oli samuti punast värvi, nii nagu ka Nõukogude Liidu lipp. Ja üks vanamees, kes olevat neid lippe vaadanud, ütelnud siis Saksa ja Nõukogude Liidu kohta niimoodi: üte vähja mõlemba, enne eri kateldel keedetu. Ehk siis murdekeelest eesti keelde ümber panduna kõlaks see niimoodi: ühed vähjad mõlemad, ainult eri kateldes keedetud.
kui nimetatud Jaan Ungvere oli mõnda aega ka Saksa okupatsiooni ajal Elva linnapea 1941–43, siis pärast teda sai aastaks ajaks 43–44 Elva linnajuhiks või linnajuhi kohusetäitjaks Karl Tombak. Tema arreteeriti 18. detsembril 1944, saadeti 1946 Venemaale, kus ta 1951. aastal vabanes. 1942. aasta juunikuus külastas Tuletõrje tänaval olnud Elva seltsimaja, tuletõrjeühingu seltsimaja, siis kõrge Saksamaa võimu esindaja, Tartu piirkonna komissar Kurt Meenen, ka Elva kuulus siis Tartu piirkonna komissari võimu alla. Ja ajaleht Postimees kirjutas sellest külaskäigust 23. juunil 1942 ja artiklis oli siis kirjas niimoodi, et Tuletõrje seltsimaja juurde oli vastuvõtuks rivistatud omakaitse Elva piirkonna pataljon. Tuletõrje seltsimajas algas aktus. Rahvast oli Kurt Meeneni külaskäigu puhul kogunenud nii palju, et ruumid ei suutnud kõiki ära mahutada. Osa inimesi jälgis aktust avatud akende kaudu õuest. Kurt Meenen oma kõnes toonitas seda, ta ütles niimoodi: Elva elanikud, ärge unustage kunagi, mida võlgnete juhile ja nendele vapratele Saksa sõduritele. 1901. aastal ehitas Uderna mõisnik Otto Mattias Fuchs otse Elva raudteejaama juurde siia uhke hoone, võõrastemaja restorani nimega Tsentraal ja kujutage ette, siin on suvitanud ka Aino Kallas, soome-eesti kirjanik. Meie rahvaluule teadlase Oskar Kallasega abielus olnud soome-eesti kirjanik Aino Kallas on selle maja kohta öelnud või kirjutanud siis niimoodi: nii tuttav on mulle see hotell, all paks viina ja suitsulehk, joobnud mehi, väravatulba külge seotud kannatlikke hobuseid, ülal väikesed külmad, võimalikult lihtsad toad. Võime öelda veel siis seda, et selles majas, kus tihti peatus Aino Kallas, seal majas oli Saksa okupatsiooni ajal Saksa sõjavägede staap. 1944. aasta suve lõpu kohta on öeldud, et Punane lennuvägi ründas ka Elva raudteejaama ning mitu maja põles ära Tuletõrje tänaval. Tuletõrje tänav on siis see tänav, kus paiknes pritsimaja või seltsimaja. Kuulsa Tamsa tankilahingu kohta, mis toimus siis Elva külje all, võime öelda seda, et Valgast liikuma hakanud tankigrupp jõudis 24. augusti 1944 varahommikul Elvasse, mis oli siis toona Nõukogude vägede poolt sisuliselt sisse piiratud. Pärast tulelööki roomasid Pangodi silla lähistele koondunud fašistlikud lahingumasinad kell 10 Uuta küla poole. Nõnda kirjutati siis nõukogudeaegses propagandakirjanduses. Tankigruppi juhtinud von Strachwitzi kohta võime öelda siis seda, et tema sattus ööl vastu 24. augustit Sangastes raskesse liiklusõnnetusse ja ta oleks selles liiklusõnnetuses äärepealt elu ka andnud. 1969. aastal paigaldati siia Tamsa tankilahingu alguspunkti mälestuskivi, mis meenutas seda suurt lahingut. Siin oli ka plaat, mis on aga viimastel aastatel eemaldatud. Mälestuskivi paikneb Elva, Peedu ja Laguja teeristil. Nagu kaardilt on näha, siis kuulsa tankilahingu toimumiskoht Uuta ja Tamsa on siin. Von Strachwitzi tankigrupi riismed lõpuks taandusid siis Elva alt koguni puhja. Elva lahingus langenud punaväelased maeti Tartu maantee äärde ühiskalmu, vennaskalmu siia Tartu maantee äärde. Siia paigaldati ka vastav mälestuskivi, mis teisaldati aastal 2022 ja nii nagu nõukogude ajal kirjutati, olevat siia vennaskalmu maetud 53 punaväelast. Kokkuvõtvalt võime öelda, et 1944. aasta augusti lahingute ajal hävines circa 30–40% Elva hoonestusest ja põhiliselt hävinesid elumajad ja asutused Heidemanni ehk Kesktänaval ja suured sõjapurustused olid ka sellel tänaval, Pikal tänaval ehk Viktor Kingissepa nimelisel tänaval. Pärast kuulsat Tamsa tankilahingut sisenes Punaarmee Elva linna, toimus see siis 25. augusti hommikul 1944.
pärast Teise maailmasõja hävingut ehitati Kesktänavale aastal 1956 legendaarne Elva kaubamaja hoone. Nii palju siis Teise maailmasõja sündmustest Elva linnas.